tere! Tänases tunnis räägime sellisel teemal nagu nimi, sõna, sõnavormid. Need kaks sõna kokku panduna võib kõlada natukese keeruliselt, aga hakkame otsast minema, siis läheb lihtsamaks. Tuletame kõigepealt meelde, mis on nimisõna. Nimisõna on selline sõna, mille kohta me saame küsida kes või mis. Kes küsime siis, kui tegemist on elusolendiga, mis küsime siis, kui tegemist on asjaga. Näiteks, kes sa oled? Sa oled laps. Mis on laua peal? Laua peal on taldrik. Üks on elusolend, sina oled elus, taldrik on asi ja saamegi küsisõnad kes, mis. Nüüd, kui meil on meelde tuletatud, mis on nimisõna, siis me saame siit edasi minna nimisõna vormide juurde. Ja täpsemalt siis me käsitleme täna kahte komplekti küsisõnu, mida me saame kasutada nimisõnade kirjeldamiseks või nendest rääkimiseks siis täpsemalt. Esimene küsimuste komplekt on kellega millega. Kellega millega küsisõnu küsides kasutame vastusena alati sõna lõpus ka GA lõppu, nii nagu me teeme seda ka küsisõna lõpus. Kellega, millega ja sõna lõpus GA. Kellega sa koos aega veedad? Sõbraga. Millega sa kirjutad? Pliiatsiga. Oluline on siis siinkohal samuti, nagu ka nimisõna enda puhul, eristada elusolendeid, kellega ja asju, millega. Nüüd lähen korraks siis opikukeskkonda. Sina saad lugeda aabitsast leheküljelt 44 ja 46 Mammutite kooli raamatust võetud katkendit. Mina sulle täna ette ei loe, ma teen seda arvatavasti järgmisel tunnil. Ja kui sul on oma raamat, mida sa parajasti loed igapäevaselt, siis sa õpikuteksti lugema lisaks ei pea. Kui sa parajasti ühegi raamatu lugemisega pooleli ei ole, nii et sa igapäevaselt harjutaksid lugemist, siis ma palun, et sa loeksid õpikust ka selle teema kohta need lugemispalad läbi. Mina pean hästi oluliseks, et sa igapäevaselt, kui on koolipäevad vähemalt, harjutaksid lugemist, kuna lugemine on ainus asi tegelikkuses, mille abil sinu sõnavara suureneb ja mille abil sa suurt vaeva nägemata harjutad õigesti sõnu kasutama nii rääkimisel kui ka kirjutamisel. Seesama teema, mida me praegu käsitleme, on väga hea näide, sellepärast et kui sa näed küsimust kellega paberi peal, loed selle läbi, näed ka vastussõna mammutiga, siis sa näed, et sinna vastussõnasse käib ka GA sõna lõppu lisada. Nii et lugemine on hästi-hästi tähtis harjutamiseks ja sõnavara laiendamiseks. Aga nagu ütlesin, mina täna ette lugema ei hakka, küll tahan hoopiski rääkida siis teemast, kellega millega. Ja nagu ütlesin, reegel on siis selline, et sõna lõpp käib GA lisada. Nüüd ma tahan, et sa vaataksid minuga koos ehk sellest minu tehtud videost ühte opikukeskkonnas olevat videot, mis on sul küll enda õpikus ka pildina, aga videona on ta huvitavam ja ma panen vahepeal pausi, et saaksin sulle lahti selgitada, mida selle videoga siis öelda on tahetud. Nii, millega? Kihvadega. Millega? Luubiga. GA. Kes on isaga koopas? Laps on ju nimisõna, eks ole? Aga kellega isaga? Millega poiss mängib? Poiss on nimisõna ja saame küsida, millega ta mängib, et oma juttu huvitavamaks teha. GA. Millega isa maalib? Hoolega. Siin on nüüd veel sellised tunded ka mängu toodud, enam ei olegi asjad, hool ei ole miski, mida me ju käega katsuda saame, aga ta ei ole kindlasti ka elusolend, nii et millega, hoolega. Selles lauses nimisõna on ta, jutt käib isast ehk temast.
see on nimisõna, vastab küsimusele kes ja millega, värviga. Selles lauses on nimisõnaks jahimehed, kes kütivad, jahimehed ja millega kütivad, odadega. Selles lauses on nimisõnaks mammutid, kes jooksevad, mammutid jooksevad, millega, kaarega. Selles lauses nimisõna tüdruk, kes tantsib, tüdruk tantsib ja millega, rõõmuga. Nüüd siin on nimisõna nägu ja pilt, siin on lausa 2 nimisõna, aga millega, naeratusega. Nägu on siis nimisõna, millega, nägu, naeratusega nägu. Ja see lugu saigi läbi. Nii et saime juba 2 asja tegelikult meelde tuletatud, mis on nimisõna ja millised sõnavormid siis sinna nimisõna juurde sobivad, kellega, millega. Teeme kiiresti harjutused ka läbi. Kui sa millegipärast arvad, et sellest videost vaadates neid harjutusi minuga kaasa mõeldes ja tehes jääb väheks sinu jaoks, siis need harjutused on sul tegelikult olemas ka õpikus leheküljel 45 ja 47, et võid ka täitsa vabalt sealt teha. Ja samuti on need harjutused sul olemas töövihikus leheküljel 24. Nii et võid täitsa neid ka kasutada, mina selleks praegu vajadust ei näe. Nüüd olen siia sulle vastused juba praegu ette ära kirjutanud, aga lugu oli ju tegelikult selles, et kes joonistab, isa joonistab, millega ta joonistab, pintsliga joonistab, millega, pintsliga. Ja vaata, see on huvitav sõna, milles on lausa 4 kaashäälikut kõrvuti ehk 4 kaashäälikuga ühend tekib, NTSL. Nüüd, kes uurib luubiga nimisõna, kes, mammut ja millega ta uurib, luubiga. Ja kes mängib, poiss mängib, millega ta mängib, kividega, jälle millega, kividega. Kõrval on nüüd harjutus, kus on küsitud, et kellega Oskar, see oli see mammut, tee peal kohtub. Oskar hakkab minema oma koopa juurest ja kellega ta siis tee peal liikudes kooli poole kohtub. Kõigepealt öökulliga. Öökull on ju liitsõna, koosneb sõnadest öö ja kull. Lõppu tuleb GA, sest et küsimus on kellega. Edasi kohtub ta tee peal karuga. Jälle küsimus kellega, GA lõpp karuga. Kellega ta veel kohtub? Jänesega, GA. Ja veel kellega ta kohtub? Rebasega, jälle GA sõna lõpus ja siis jõuab kooli. Võib-olla nad on suured sõbrad, lähevad kõik koos kooli. Kui sa nüüd võrdled neid 2 pilti ekraanilt, mida sa näed videos, siis parempoolsel pildil vastavad kõik sõnad küsimusele kellega ja kõik need loomad, linnud siin peal on elusolendid, kellega. Vasakul oleval pildil vastavad kõik kõik vastused küsisõnale millega ja kõik on ju asjad. Pintsel on asi, luup on asi ja kivi on asi. Nii et see on nende 2 harjutuse erinevus. Nüüd, kui selle harjutuse ja selle teema, et nimisõna juurde sobivad küsisõnad kellega, millega saime läbi arutatud, siis on meil teine sõnade küsimuste paar ja need on kus ja kuhu. Jällegi sobivad kokku nimisõnaga. Nimisõna võtame jälle selle sama näite laps. Kus laps on? No kus see laps olla võib? Kodus näiteks. Kuna küsisõna kus lõpus on S-täht, siis selle järgi on sul hea meelde jätta, et enamasti selle vastuse lõppu kirjutatakse ka S. Näiteks kodus, koopas, aias, koolis. Kus laps on? Teine küsisõna, kuhu laps läheb? Et kus ta on? Ta on praegu koolis, aga kuhu ta peale kooli läheb? Kõlab ju loogiliselt selline küsimus, eks? Ja siis ta läheb näiteks autosse.
sest vanemad tulevad talle järgi. Nüüd sageli siis nende kuhu küsimuste lõppu, vastuste lõppu täpsemalt, kirjutatakse SSE, selline 3 tähte komplekt. Näiteks koopasse, kuusikusse, esikusse, autosse. Aga siin on oluline meelde jätta, et on ka väga palju erandlikke sõnu, kuhu seda SSE-d ei sobi lõppu panna. Näiteks kui on nimisõna laut ja ma küsin, et kuhu loomad lähevad, siis me ei ütle, et nad lähevad laudasse, vaid ma ütlen, et nad lähevad lauta. Või kui mul on sõna aed. Kuhu lähen õhtul peale tööd? Ma ei ütle, et ma lähen aiasse, vaid ma ütlen, et ma lähen aeda. Kui on palgapäev, siis kuhu tavaliselt minnakse? Kui vorm sõnal on pood, nimisõna pood, siis ei minda ju poodisse, vaid minnakse poodi. Ja sama on ka kooliga. Kuhu hommikuti minnakse? Me ei ütle, et minnakse koolisse, vaid me ütleme, et minnakse kooli. Ja teeme siit siis samamoodi Opiku keskkonnast jällegi harjutusi. Nii, harjutus 5. Jällegi vastused olen sulle siia ära kirjutanud ja teen korraks alusta uuesti. Siis on sul parem jälgida. Siin on 4 kohta, kuhu need loomad ja tegelased minna saavad. Tegelased selles mõttes, et see on eelajaloolise inimese selline üks võimalik kujutusviis. Eelajalooline inimene ehk et üks esimesi inimesi, kes arvatakse, et olemas oli ja need olid siis kütid. Nemad küttisidki näiteks mammuteid toiduks. Ja 4 kohta, kuhu nad minna saavad, on männik, kaasik, kuusik ja tammik. Kui me küsime, kuhu nad lähevad, siis me ikka vastame selle SSE lõpuga nende sõnade puhul. Männikusse, kaasikusse, kuusikusse, tammikusse. Ja kuna sina näed ilmselt sama väikselt või veel väiksemalt neid piltide juures olevaid jälgi kui mina, ja ma kohe teadlikult ei taha praegu ekraani suuremaks teha, siis hakkame sobitama kuskilt otsast. Vaatan üle, millised on karujäljed, millised on mammuti jäljed, millised on inimese jäljed ja millised on öökulli jäljed. Nüüd ma vaatan siit männiku juurest, ei ole väga hästi aru saada, missugused need jäljed on. Kaasiku juurest tundub mulle, et siin kõige sarnasemad on need inimese jälgedega. Niisiis kirjutan ma siia, et inimene läheb kaasikusse. Nüüd ma vaatan kuusiku juures olevaid jälgi, nendest ka praegu veel väga hästi aru ei saa. Küll aga tundub, et tammiku juures on hästi väikesed jäljed ja hästi väikesed jäljed siin üleval elusolenditest on öökullil, nii et mina arvan, et öökull läheb tammikusse. Nii, nüüd on mul veel jäänud kasutamata männik ja kuusik. No hakkan vaatama, männikul on hästi ümmargused jäljed, hästi ümmargused jäljed on mammutil. Ma proovin lihtsalt, et kas mammut võib minna männikusse. Ja nüüd on mul kuusik jäänud. Nüüd, kui ma hakkan lähemalt vaatama, siis mulle tundub, et äkki tõesti on karujälgede moodi. No kirjutan, et karu läheb kuusikusse. Ja nüüd kontrollin vastust. Miks ma tahtsin selle harjutuse uuesti teha, on sellepärast, et näidata sulle, et ega mina ka alati ei tea kohe kõiki õigeid vastuseid, aga siis aitabki sind kõige rohkem see, kui sa kuskilt otsast alustad. Teed ära nii palju, kui sa arvad, et sinu teadmiste kohaselt on õige ja ülejäänu proovid kokku sobitada. Kui sa need õiged vastused juba sealt välja otsid, siis jääb sul ju olemasolevaid vastuse variante vähem ja neid on juba lihtsam sobitada ja siis on ka tõenäosus, et sa õigeid vastuseid saad mitmeid, päris palju suurem kui see, et sa üldse tegemata jätad. Teeme selle harjutuse ka, kuhu keegi läheb ja vali lünka sobiv sõna. Küsisõna on kuhu ja kuna see sobib kokku nimisõnaga, siis nimisõna on siin tüdruk, poiss, tüdruk ja isa. No see tundub vähemalt tüdruk, aga äkki on poiss, ei tea. Nii, aga vastuse variandid. Mina lähen tüdruk ütleb, kes ütleb. Mina lähen õhtul emaga kuhu? Lisaks kohvikule, pean uuesti alustama, muidu ei saagi. Lisaks kohvikule läheb tüdruk siis kas männikusse, teatrisse, keldrisse või Tartusse. No kuna ta kohvikusse läheb, siis kohvikus käiakse tavaliselt teatris käimise ajal, nii et paneme variandi teatrisse. Jälle kuhu? SSE lõpp. Sellel poisil siin, poiss, nimisõna, kes see on käes korv ja tema läheb kuhugi seeni korjama, aga kuhu?
No küll oleks tore, kui saaks keldrisse minna seeni korjama, et astud keldrisse, nopid seened korvi ja tehtud, ei pea palju vaeva nägema. Aga ma arvan, et kõige loogilisem on, et ta vist läheb männikusse männiseeni ehk näiteks männiriisikaid korjama. Siis on siin see, minule tundub tüdruk, sinule võib-olla poiss ja see polegi tähtis, ütleme tema kohta laps. Kuhu ta viib kapsad ja porgandid? Ta võib need viia vabalt metsa alla, kuigi sellel ei ole väga suurt loogilist mõtet. Teatrisse ta vaevalt, et nendega läheb. Keldrisse on väga tõenäoline. Ta võib ka minna Tartusse, et läheb turul näiteks müüb kellelegi need. Aga mina arvan, et ta paneb nad keldrisse, viib nad kuhu? Keldrisse. Ja nüüd on siin see isa meie jaoks, minu jaoks isa tundub pildi järgi. Ja tema läheb hommikuse bussiga kuhu? Metsa, männikusse. Äkki läheb, aga sellise riietusega, portfell käes, äkki läheb Tartusse. Ja kontrollime vastused ära. Ja tõepoolest, Tartusse tema läks. Nii et selle teema kokkuvõtvalt näitan siis sulle ekraani pealt veel kord. Nimisõna vastab küsimusele kes teeb, kes jookseb, kes hüppab, mis on laual, mis on autos, mis on õues ja nii edasi. Nendega sobivad kokku 4 küsisõna. Kellega, millega? Kellega isa räägib? Millega laps kirjutab? Vastame sõnadega emaga, isa räägib emaga ja laps kirjutab pliiatsiga. Nende mõlema vastuse lõppu paneme GA, nii nagu on ka küsimuse lõpus. Ja eristame jällegi elus ja eluta olendeid. Kui me võtame jälle need nimisõnad kes ja mis, võtame jälle isa ja võtame jälle laps, siis kus on isa? Isa on autos. Ta hakkab tööle sõitma, isa on autos. Kus on laps? Laps on kodus. Nii, väga hea. Küsisõna, kus lõpus on S-täht, järelikult vastuste autos ja kodus lõppu paneme samuti S-tähe. Kui me nüüd küsime, kuhu isa läheb ja kuhu laps läheb, siis sageli me nende vastussõnade lõppu paneme selle SSC, kuigi oli ka erandeid. No kuhu isa minna võib? Isa võiks minna näiteks esikusse. Jah, SSC. Aga kuhu laps minna võiks? Laps võiks minna näiteks autosse. Tahab isale nalja teha, et tulen sinuga täna tööle kaasa, läheb autosse. Nii et tegelikult sa kasutad neid sõnu väga õigesti enamasti oma kõnes, kui sa räägid kellegagi. Nüüd lihtsalt on vaja ka korraks tähelepanu pöörata, et kuidas sa kirjutad GA lõpuga, S lõpuga või SSC lõpuga. Ja tänase tunni lõpetuseks soovin sulle lugeda ühe luuletuse, mille sa leiad soovi korral oma õpikust leheküljelt 49. Mulle lihtsalt väga meeldib see luuletus, sellepärast ma ta ette loen ka. Luuletuse autoriks on Jaan Kaplinski ja pealkirjaks Mis algab. Mis algab suure pauguga, see lõppeb suure auguga. Mis algab suure rutuga, see lõppeb suure nutuga. Mis algab suure nutuga, see lõppeb muinasjutuga. Mis algab suure jooksuga, see lõppeb suure krooksuga. Mis algab päevakoiduga, see lõppeb magustoiduga. Mis algab suure lumega, see lõppeb suure unega. Kõik tänane tund tehtud. Eraldi on üks harjutus ka, mille ma palun, et sa selle teema kordamiseks kodus ära lahendaksid ja see harjutus näeb siis välja selline, kus sa pead omavahel kokku paigutama kõik vastussõnad, mis on märgitud sellise oranžika värviga ja kõik küsisõnad, mis on märgitud sinise mummuga. Harjutus on lihtne, palju aega ei võta, nii et ole hea, tee see harjutus ära enne järgmist tundi.